Tänu sulle lähen ma igal õhtul magama mõttega, et ma olen oma elu üle niivõrd tänulik. Tänu sulle ma tean, et reaalsus on vahel paremgi, kui unistused iial suudaksid pakkuda. Ma olen su parim sõber ja iga päev ma valin sind aina uuesti ja uuesti 100 000 kordi. Mis mind väga võlus on sinu naeratus, elukogemus ja 2 jalaga maa peal olek. Mulle meeldib su otsekohesus ja realistlik maailmavaade. Välimuselt oled väga kaunis. Nüüd, kui meil saab varsti 3 aastat koos oldud, on just õige aeg, et tee tooks meid kirikusse ja üksteisele pühaliku silma all vanduda meie suurt armastust. Me alustame Riho ja Kristina laulatustalitust. Teie esmatutmus leidis aset ajal, mil Kristina oli läinud oma ajakirjaniku töö tõttu omandama abipolitseiniku oskusi. Riho, sa meenutad, et enne kui tööle asusite, teatati teile, et keegi Kristina Saarte Häälest tuleb pooleks ööks teiega patrulli kaasa, kuna ta vajas praktikat abipolitseiniku ametis. Kristina tundus Rihole julge, jutukas ja silmatorkava välimusega noor, ilus naine. Paar kuud hiljem Rihot nähes ja veel eriti kohas, kus Kristina iialgi poleks lootnud sind leida, ei olnud sa isegi kuigivõrd üllatunud. See õhtu ja kohtumine igal juhul sidus kokku teie elud ja saatused. Michelle oli sellel ajal 3-aastane, kuid sobis väga hästi Riho rahuliku ja isaliku loomusega, mis sisendas sulle, Kristina, usaldust ja turvatunnet mehe vastu. Täpselt see enesekindel, aus, õiglane, hooliv, armastav ja südamlik inimene, kelle olemasolu sa ei suutnud varem ette kujutada. Te võite vaielda, te võite solvuda, te võite teineteisega mitte nõustuda, seda on küll raske ette kujutada, aga te hoiate alati kokku, nagu täna.